kaugemale. See on sellepärast, et sõrmedega ma saan siin endal tasakaalu hoida. Et kui mu sõrmed on väljapoole või sissepoole, siis on oluliselt raskem tasakaalu hoida, sellepärast et sõrmsid ma kasutada ei saa. Kui nad on eespool ja ma kukun ette, ma saan ennast vastu suruda. Sõrmed laiali, sõrme otsad tugevalt mati sisse, üritan selle oma sõrme kätest ka mati sisse suruda. Käed siis selgede laiuselt, nüüd pilgu kaugele ette. Ja see on sellepärast, et kuhu ma pilgu viin, sinna liigub minu keha. Kui ma viin pilgu ette, siis ma aitan oma puustel üles minna. Aitan endal liikuda ettepoole. Kui ma viin pilgu kätevahelt läbi, siis hakkan minema justkui kukerpalli, et keha läheb siis selgrooli järgi. Sõrmed laiali pilg ette ja põlved toetan küünarvartele ja kaenlaugu juurde kui võimalik. Käed on kõveratega kätes sellise riiuli, kuhu põlved toetada. Kui ma niimoodi ei painu, siis panen põlved lihtsalt välja, käed ikka küünarnukist kõverad, teen kätest riiuli, kuhu saan toetada. Et just oluline on see, et käed on kõverad, et siis see läheb oluliselt lihtsamaks. Kui sirutan käed, nii on ka võimalik, aga oluliselt raskem. Leian siis selle koha oma põlvedele, see võib esialgu olla ebamugav, kui see ei ole harjunud oma küünarvartele toetama. Pilg kaugele ette ja rahulikult kaalutan ettepoole, aga pilgu nii kaugele, kui sa saad, et ei lähe käte vahelt läbi. Tulen varbaotste peale, kui on võimalik, ja võib-olla siin sul ühte kanda tuhara poole ja teist kanda tuhara poole, kui tõmmata siit seljale kumeraks kõhu tugevaks, et siis tunnetan oma keha keskuse paremini. Kui saan ja tahan, võib-olla kaalutakse ette, on võimalik tõsta